6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, on 28. september ja meil on käes autoralli maailmameistrivõistluste sarja 11. etapp Tšiili ralli. Tiitlikaitsja sellel Tšiili rallil on loomulikult Ott Tänak aastast 2019. Vahepealsel ajal meil Tšiilit pole kalendris olnud, aga jumal tänatud, et see on tagasi, sest nii palju kui pilte on seni nähtud ja videopilte ka, siis väga ägedad vaated, väga vaatemänguline ralli kindlasti meid ees ootab. Tutvustame ennast, tutvustame kohe ka ühte külalist. Mina olen Gunnar Leheste ja kaassaatejuht ekspert Roland Poom. Tere, sind pole nii kaua näinud, ei tundnud alguses äragi, kui sisse astusin. Jaa. Kus sa olnud oled? Mõned saated vahele jäänud. Itaalias olin siis, kui teie olite mõtetega Kreekas. Jaa, okei. Vaatasin teid distantsilt. No vähemalt sa vaatasid. Vähemalt vaatasin. Aga enne kui me räägime Tšiili rallist, on meil vaja rääkida Sloveenia rallist, sest Sloveeniast on koju jõudnud Romet Jürgenson ja on koju jõudnud oma esimese poodiumi kohaga rahvusvahelisel rallil. Tere Romet, kus sa praegu oled, kus sa meid tervitad? Tere teile ka. Hetkel olen Tartus. Kahe sellise linna vahel ma siin jooksen, et vahepeal Paides, vahepeal Tartus, hetkel Tartus. No palju õnne sulle ka 3. koha puhul. Ma nägin neid kaadreid seal poodiumil, seal sul küll nägu oli nalja täis ja tundus, et väga nautisid seda nädalavahetust seal, aga kuidas tunne nüüd on ja kuidas sa sellele rallile tagasi vaatad? Ma usun, et 3. kohta üldis tuleb nautida, et sellist asja päris iga päev ei juhtu, et just arvestas seda, et millise autoga me sõitsime, et ikkagi ralli 3-ga seal nende ralli 2 vastu, sinna rallile minnes see kindlasti eesmärgiks ei olnud, ja pigem tundus selline märgunistus, aga siis, kui nendel teistel hakkas juhtuma ja võib-olla need ilmaolud olid ka sellised, kus sai selle ralli 3 autoga päris palju tegusid teha, et siis hakkas juba see aina reaalsena tunduma ja siis lõpuks oligi täitsa nagu võitlus, ja läks õnneks seekord. Poodiumi koht, ma vaatan, tuli sulle vaid 0,4 sekundiga ühe Saksa noormehe ees. See on päris napp. See on päris napp, jah. Päris noormeest ei olnud, et ta ikkagi selline juba selline vanem härrasmees, kes naudib lihtsalt sõitmist. Aga kui see viimane katse lõppes, ta täpselt startis minu taga, ma mäletan, siis ta sõits kohe minu juurde, ta oli nagu väga õnnelik koos kaardilugeja, siis ma mõtlesin, et selge, et siin on tehtud, et nad võitsid ära niikuinii, aga tegelikult nad olid hoopis minule õnnelikud, et mina võitsin 4-ga, et selles suhtes väga spordimehelikud mõlemad, et väga lahe. Millised need olud olid ja milline see ralli üldse on? Ma arvan, et on võib-olla ainult 5 inimest Eestis, kes teab, mida kujutab endast Maale Rally Nova Gorica. Selles suhtes väga erinev võrreldes Austria ralliga, kus me enne seda käisime, et Austrias olid teed nagu väga kiired ja pigem sellised, ütleme siis põhjagaasiga minekuid oli hästi palju, aga see Nova Gorica oli vastupidine sellele, et pigem oli üldine karakter selline üles-alla väga kurviline, et sealt üle 4. käigu tihti peale mingites kohtades ei läinudki, ja kindlasti üks väga suur faktor sellel rallil oli ilm, et millega ma ka pole otseselt nii palju kokku puutunud. Loomulikult on olnud neid erinevaid vihmarallisi ka, kus on pidanud mingid rehvivalikuid tegema, aga seekord oli ikkagi see tulemus nagu sedavõrd olulisem, et see tekitas samajagu peavalusel. See oli asfaldiralli, eks? Oli märg, kuiv? No kõik oli, et selles mõttes oligi ilmaennustus muidugi ütles ühte ja tegelikult reaalsus oli hoopis teine, et see oli ka omaette asi, kuidas seda seal paika saada, et ühel pool mäge sul saab vihma, teisel pool ei saa, et mine siis vali siis mingid treffid, et millega minna, et ilmselgelt mille see suunitus anti pigem, et mõelge oma taktika mõttes nii, et see oleks safe
ehk siis turvaline pigem rehvivalik, et kui minna siin väga mingisuguse agressiivse rehvivalikuga välja, et mingisuguseid nii-öelda poodiumi eesmärki justkui, mille ma nüüd saavutasin, tegelikult ei olnud, et see ikkagi meie see aasta on justkui treeningaasta ja me peame nagu sellest maksimumi võtma kilometraaži mõttes. No kõik, nagu FIA Rallystaar oma seal Facebooki lehel ka ütles, et esimest korda sel hooajal kõik masinad, teid on seal 5 tükki õnneks, jõudsid finišisse. Aga sina ikkagi kõige parem. Kumba sa nüüd rohkem väärtustad? Kas seda üldarvestuse 3. kohta või seda, et sa nendest 5 õpipoisist parim olid? Ma pean seda aastat vaatama ikkagi niimoodi, et ma olen sellest pundist siis selle 4 sees, kes järgmine aasta juuniorisse saavad, et muu justkui ei peaks huvitama, aga loomulikult see, nagu ma enne ütlesin, siis see 3. koht tähendab mulle ikkagi väga palju, ma usun. Et nagu tähendaks ka teise rallisõitjale see, et jah, selles suhtes ma usun, et samamoodi nüüd edaspidi ikkagi on oluline olla sealt pundist kõige kiirem ja saada sinna 4 hulka, et otseselt mingisuguseid klassikohti püüda. No. Kindlasti see on lahe boonus, aga see ei ole mu peamine eesmärk. No järgmine ralli, mis tuleb, on Saaremaal. Sa oled Saaremaal sõitnud ka, mis on ilmselgelt teiste ees ikka väga suur eelis. Me teame, et Saaremaad üldse esimesel korral on keeruline võib-olla lõpetada. Ma arvan, et sinna võid vist minna kohe juba ideaalist tempo poole pealt vähemalt nii-öelda võidumõtetega, et kindlasti eesmärk peaks olema ja olla sellest satsist kõige kiirem seal. Ja ma usun küll, et eesmärk võiks olla see, et olla kõige kiirem. Samas jällegi just sai debriefil arutatud, et nende poolt nagu mulle mingisuguseid pingeid selles mõttes pole peale pandud, et ma nüüd peaks seal klassis kõige kiirem olema. Et see on ikkagi treeningaasta, rõhutati, et meil on vaja kõik kilomeetrid kätte saada ja samuti minu eesmärk ongi olla nendest, nüüd meid tuleb tegelikult 6 5 asemel, et üks tüüp tuleb tagasi, kes enne Sloveenias sõita ei saanud, et ikkagi sealt pundis kõige kiirem olla, aga jah, kogemus on mul sellest rallist all ja samas vaatasin just täna neid videoid, mis välja tulid Saaremaa kohta, et ega väga palju on teistpidi ja uut ja ega seal selles mõttes otseselt midagi täpselt samasugust küll. Teed sa mingi testi ka Saaremaal? Ralli nädal 3. on meil test, jah. Kas Saaremaa on nüüd selle Rallistaari hooaja viimane etapp? Või veel midagi? Ei, tuleb veel. Peale seda läheme kohe jälle 2 nädalase vahega, läheme Hispaania rallit sõitma. See on siis nii-öelda Rally Rack, siis, mis kunagi oli WRC etapp ja mis kunagi on uuesti jälle WRC etapp, aga puhtalt kruusa veel. Ja peale seda siis veel Lausits Saksamaal. Üritasin kaevuda internetis ja otsida üles seda üldseisu teie vahel. Kas sina tead üldseisu? Äkki tutvustad meilegi? Meil seda küsitakse kusjuures suht palju, et mis see üldseis teie vahel on, aga meil ei ole otseselt sellist punktitabelit tehtud. Vähemalt meil ei ole seda näidatud, et kes nüüd kus asetseb. Kindlasti neil on mingisugune tabel seal omale tehtud, et mida nad täpselt hindavad. Nad on öelnud meile ka enam-vähem, et ikkagi on üks aspekt on kiirus, siis üldine areng erinevates aspektides, et me täidame kogu aeg selliseid eesmärkide tabeleid ja seal siis on näha kogu aeg, kuidas me erinevates aspektides nagu areneme, et jah, see ei ole nii nagu sirgjooneline justkui, et kes meist kõige rohkem rallis võidab või kõige rohkem punkte saab, et see nüüd saab sinna 4 sisse, et see on vähe keeruline. Räägime selle veel ka selgeks, et kui nüüd on Saaremaa, Hispaania ja Saksamaa sõidetud, teist 4 saavad siis junior WRC-d sõitma, mis sealt edasi saab üldse, et see on jäänud siin rahval natuke vist arusaamatuks, et tuleb junior WRC hooaeg 4 mehele, me eeldame, et üks oled nendest sina, aga mis siis sellele järgneb? Jah, ma ise seda veel ei eelda, et sellest tuleb ikkagi vaeva näha veel, aga järgneb sellele see, et siis 2024 ehk järgmine aasta ongi need 4 sõidavad junior WRC-d. Siis 2024. aasta lõpus nendest 4-st 3 valitakse siis sõitma veel teist aastat junior WRC-d. Ja nüüd, kui sellel teisel aastal siis nendest 3-st keegi meist suudab selle juniori ära võita, siis on meil terve aasta WRC2-s garanteeritud. Tundub loogiline. Absoluutselt. Aga sisuliselt võib olla seis selline, et kellegi paberites sa oled praegu top 4, aga saad Saaremaal mingi lollusega hakkama ja kukud kohe 6.
kindlasti võib-olla. Pole üldse välistatud selles mõttes, et tulebki kogu aeg hoida kätt pulsil ja teha enda asja võimalikult hästi. Tahtsin veel sellist asja küsida, et kui sa nüüd võrdled ennast praegu ja selle ajaga, kui sa veel ei olnud sellest Rally Star programmis, et nii-öelda hakkasid seda õpipoisi aastat tegema, milles sa tunned, et sa oled kõige rohkem edasi läinud? Anna selline tehniline sissevaade ka oma autosse. Neid asju nii palju, et ma ei tea, alustame siin puhtalt füüsilise vormiga, ma usun, et see on oluliselt paranenud võrreldes eelmise aastaga, siis kindlasti legend. Ma nüüd esimest korda kasutasin baaslegendi ka eelmise aasta Nova Goritsast, nüüd sel aastal seal. Ja seda pidi ikka korralikult ümber tegema, et see nõudis juba omajagu tööd, et see legend on väga palju muutunud, tulnud väga palju nüansse juurde, millega saab sinna kiirust lisada ja nii edasi, on ta läinud ühtlasemaks. Siis kindlasti mingisugused tehnilised teadmised on paranenud, aga neid saab alati juurde täiendada. Arusaamine autost, mida seadistusel muuta, et endale mugavamaks saada, et mis üldse mulle sobib auto puhul, kas pigem jäigem või pigem pehmem auto, et siuksed asjad kõik, ma usun, mängivad rolli lõpuks. Ja sul on veel ju kõvasti areneda, et ega see õpipoisi aasta pole veel läbi ja kõik järgnevad aastad samamoodi. Täpselt nii. Kui palju on plaanis Rally 4 autoga üldse jätkata, et sa tegelikult ju see aasta oled nii-öelda 2 auto vahel pendeldanud. Kindlasti on see sulle palju juurde andnud, aga mis plaan järgmiseks aastaks näiteks võiks olla, et eeldame, et jätkab suur FIA Rally Stari programm, kas see sama plaan jätkub? Rally 4-ga enam plaanis sõita ei ole, et ka sel aastal nüüd oli see Paide ralli sellega viimane, et lihtsalt füüsiliselt sel aastal enam ei jõuaks ja poleks ka võib-olla enam point, et see oli rohkem sellise üldise sõidupagasi täiendamiseks, aga nüüd kui peaks sinna järgmise aasta juuniorisse saama, siis ma näen seda, et pigem oleks mõistlik terve aasta sõita ühe autoga, et ikkagi tekitada see hea tunne seal autos, et saaks selle juuniori kas juba tiitli või siis hea koha eest lihtsalt võidelda, et pigem Rally 3 järgmine aasta midagi sinna vahele teha, aga mitte Rally 4. Kiiresti see lõppu, tegelikult ma tahaks veel korraks Paide rallist ka suga rääkida, et kui me võtame Rally Estonia su tempo võrreldes Eesti siin mõne kiirema kutiga, siis Paide rallil tegelikult sa olid kuidagi eriti suure hüppe teinud ja võitsid oma klassi ära Eestis, et tegelikult see oli vist päris suur üllatus ka sulle endale. Pigem oli. Ma teadsin, et mingisugune areng on tehtud, kui Soomes sai ära käidud, et seal nagu käis mingi klikk ära. Võib-olla ka mu selles vaimses pooles, kui nii võib öelda, et nagu selline varasemalt sai sõita võib-olla selles mugavustsoonis liialt, et kui Soome läksin, siis ma proovisin nagu rohkem keskenduda sellele, et saaks sealt mugavustsoonist mingi hetk ka välja, et see on lihtsalt paratamatult vajalik, kui sa tahad neid kiiruseid püüda. Ja siis peale Soomet Paides oli see mentaliteet enam-vähem sama ja ikkagi sõitsime, ütleme, tempokalt üritasime vähemalt seda teha. Ja kindlasti on nüüd ju mingisugune kogemuste pagas ka all, et saab nagu seda kiirust juba sinna peale panna ilma liigseid riske võtmata, et eks see kõik on pott kokku, ma usun. Et teha nüüd siit sujuv üleminek Tšiili rallile, siis palju sa jõuad ja kavatsed Tšiilit jälgida? Ma usun, et sel nädalavahetusel isegi on aega, et ma arvan, isegi jälgin huviga, et just Shakedowni sai siin ka veits vaadatud, et teed tunduvad väga lahedad sellised, ongi uus meremalikud, veidi Soomet ja pinnase poolest veidi isegi Saaremaad, et siuke päris lahe. Kes võidab? Kõik panevad nüüd seal Fantasy's sinu järgi. Ja. Ma ei usu, et Kalle võidab seekord. Teeme siukse ulme pakkumise, paneme seekord Ott. See on tõesti hulme. Selle peale poleks tundki. Aga hea pakkumine. Ma näen, et sinimust valgid prillesid läbi telekapildi. Aga aus pakkumine ja tegelikult ju Ott oli ise optimistlik selle nädalavahetuse osas, nii et loodame. Kuule, aga Romet, suur tänu sulle ja kena nädalavahetus sulle. Aitäh. Davai, laseme meie kõlli ja tuleme siis stuudiost tagasi. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele.
nii, tagasi stuudios. Räägime natuke Tšiilist ka, aga enne kui me Tšiilist räägime, ma võin ka ennast natuke nüüd rohkem rallimeheks pidada. No nii. Kui ma Rally Estonial sain sõita Benedictas Vanagase kõrval, see ei olnud päris klassikaline ralliauto. See oli Toyota Hilux, millega sõidetakse Dakari ja kiirused olid sellised, nagu see Raadi mõisapargis ikka. Siis eelmisel, mis päev see oli, pühapäev, sai käidud Koeru kandis. Üks Paide ralli katse või vähemalt lõik sellest 3,5 kilomeetrit. Testisid mehed juba Saaremaa ralliks. Ma ei tea, kuidas Paide ralli ja Saaremaa ralli pinnas muidu... Võib-olla testiti rohkem nagu autot pigem, ma arvaks. Võib-olla testiti autot. Et saada käsi soojaks. Seal oli erinevaid inimesi. Seal oli sinu hoolealune Vaher. Ei ole minu hoolealune. No siuke, sina vaata mentalik. Lääne-Virumaa poiss. Jah, sinu kandimees. Ja siis olid seal Murakad, ja siis olid seal veel mõned mehed ja oli ka siis Urmo Aava ja Janno Siiten. Ja tehti siis sõitu nii-öelda sponsoritele. Seal oli Terminal Oili esindajad kohal. Ja Delfist 2 inimest, siis mina ja Kertu Võsu meie... No räägi siis nüüd asjast, kuidas oli? No ma näitan parem. No näita. Kui saaks nüüd peale panna selle, palju ei näita, ega põhisündmused siin toimuvadki esimese minuti jooksul ära. Kas võib eeldada, et siin oli midagi põnevat? Siin toimus üks põnev koht, jah. Urmo võib-olla ei teagi, et ma seda nüüd suuremale massile näitan, aga vasta annab mulle andeks. Homme me lähme kõik koos Paide kanti istutama puid Rally Estonia roheprojekti raames. Vaatame, kas ta annab mulle paar puud juurde nüüd selle eest, et ma selle koha sinna ära näitan. No see koht nüüd kohe tuleb. No nii, läheb ääre peale. Kommenteeri sina, mis sina rohkem näed, saad rohkem aru. Urmo. Kui lähedal siis oli? No ütleme, et polnud palju puudu. Üks vasak siis jooksis ilusti seal pikaks ja paremasse enam ära ei mahtunud. Tegelikult on selline hästi klassikaline näide, et kui rallis midagi juhtub, siis hästi tihti peale sellistest seotud kurjus täpselt see asi juhtubki. Aga ma kuulsin seal, sa enne näitasid mulle seda pikemat videot. Jaa, ma eile vaatasin üle selle, ma teadnudki, et seal lõpus on veel kohti, kus mina olin autost välja läinud ja Urmo jutt on veel peal. Ja siis Urmo oli öeldi, et... Katus polnud kaugel. Kas see oli siis esimene kogemus ralli autoga? Jaa. No vägev kogemus ju. Ma olen tänulik, et see asi juhtus. Yeah. Et see annab ikkagi mingi perspektiivi, et kuidas teil seal on olla. Kui järgmine kord see ralli autos istud, siis sa tahad vähemalt sama actionit saada. No, rullime siis ka juba. Niimoodi, okei. Ei, meelega ei rulli. Seal võib minna. No väga lahe, väga äge. Aga Tšiili ralli on algamas. Ott Tänak tiitlikaitse, nagu öeldud. Seda igal sammul tuletatakse talle meelde. Nii Dirtfish, kui läks sinna rekkevideosid tegema, nüüd siis testikatse esimese läbimise lõpus pandi ka mikker, et saa nüüd ikkagi tiitlikaitse ja oled siin enesekindel. Sest alati ta muigab selle peale, et tegelikult autod ja olukord on vähe teine. Kusjuures isegi refid on teised, kui tema 2019 sõitis kasutati Michelini refi, nüüd siis ju Pirelli, et selles mõttes on kõik uus ega katsed on ka kõik uued või päris nüüd kõik mitte, aga ikkagi täiesti uued katsed, et Ott ise ka ütles seal, et ühed parimad katsed kogu kalendris ja et uskumatu, et nad isegi leiavad nagu täiesti uued katsed sama ägedad, kui olid eelmine kord, et tundub, et ma ütleks suurem osa enamustele sõitjatele see ralli väga meeldib, mis on selles mõttes erakordne, et tavaliselt ikka seda ei ole, et kus kõik sõitjad ütlevad ikka väga lahe on. Enne kui me siit jätkame, kohustuslik programm ka. Küsimusi ootame endiselt 6kaik@delfi.ee ja parima küsimuse esitajale tops. Vaata, see on... Roolis ei loe. See on hea tops, seda oleks vaja Saaremaa rallile minekuks. Talv on tulekul, on ju? Et Saaremaa ralli need hommikud on kindlasti jahedad ja õhtud sama jahedad, et väike kuum jook kaasa. Ja kui te küsite, miks on 2 topsi, ei saa 2 küsimust auhinda, vaid tänase saate teises pooles mängime Kahooti ka ja Kahooti võitjale samuti see tops. Ja järgi ei pea tulema, meie sekretärid võtavad ühendust ja saadavad selle pakiautomaati. No, väga vahva. Aga selleks peab siis saate lõpuni liinil olema ja mängime meiega Kahooti. Laadige alla endale Kahoot või logige sisse juba. Kahoot.io võib ka minna. Mis iganes. Ja, midagi sellist oli. Vaatame võib-olla üldseisu ka ära, mis on ikkagi oluline märkida enne, kui me uut rallit sõitma hakkame. Saaks ekraanile
Kalle Rovampere juhib. 200 punkti. 33 punkti on maas Elvin Evans. Seis on selline, päris huvitav tegelikult, et selle ralliga võib Elvin tulla päris ohtlikusse kaugusse, võib tulla 3 punkti kaugusele. Aga teiselt poolt on seis selline, et Kalle võib tulla ka maailmameistriks. tegelikult on tõesti põnev ja eriti võib-olla selle ralli puhul, et Kallel ei saa seal kindlasti lihtne olema, sest nagu öeldud, reedesed katsed on väga lahtised, kus Kalle esimese stardib, ehk ei ole tal lihtne sinna etteotsa nii-öelda pürgida, et laupäeval siis heas kohas startida, aga laupäeval on veel lahtisemad katsed, nii et saab huvitav olema igal juhul, et kuidas see asi Kallel minema hakkab. Elfin igal juhul näitab väga head tempot juba Shakedownil, nii et ma arvan, et tal on selline väike missioon küll siin juba peas, et mis ta siin tegema peab hakkama. Ja selles mõttes on ka seis huvitav, et teoreetiliselt võivad maailmameistriks tulla veel Thierry Neuville ja Ott Tänak, kes on siis maas 3 etappi enne lõppu, Roomperast vastavalt 66 ja 81 punkti. See on küll väga teoreetiline, on ju. Power Stage'i podcastis öeldi, et mäletad, kui Ott oli 2018 ka viimase etapini konkurentsis sees. Kuni Austraaliani. Vahed olid umbes samasugused. Ja me olime näpud püsti, et kuule, see on võimalik. Aga nüüd me ei ole. Jah, võib-olla olud on natuke teised, et tegelikult ju teisest rallist alates või 3. rallist alates me oleme see aasta kuulnud, et selle autoga ikkagi nagu väga ei ole võimalik sõita ja ega ta ka täna ennustust tehes, kui Roomet ütles, et Ott võiks minna võidu peale, siis see on selline lahe unistus, on ju, aga jällegi, mis Ott nagu eelnevalt kogu hooaeg rääkinud on, siis päris keeruline saab see ilmselt olema, aga loodame, et see ralli on esiteks see ju, mis talle väga meeldib ja et ka see auto nendes oludes ka sõidaks hästi, sest tegelikult stardipositsioon on päris hea. Ja, aga vaatamegi kohe äkki Shakedowni tulemustele otsa, nagu ütlesid, Elvin siin tempot teeb, Elvin ära teinud 2 läbimist, mõnel mehel juba, mis see Albertol on, kui ma viimati vaatasin, oli 4 läbimist, nüüd on 6 läbimist tehtud. Ta teeb, võib-olla ta ei saanud testi. Teeb korraliku testipäeva. Aga enne kui me vaatame siis sealt ülevalt poolt, mainime ära, kui Helleri mainisid ära, et ta teeb debüüti Rally 1 autoga, siis Munster samamoodi teeb debüüti ju Rally 1 autoga. Ja ma pean tunnistama, et päris nagu viisakas hoog. On või? Jaa, selles mõttes, et ta pole kindlasti sõita, kes Rally 2 autoga sõidaks poodiumi peale. Sa arvas, et ta jääb Greensmithile ja Solbergile alla või? Ma ei arvanud, et ta alla võib-olla jääb, aga kuhugi sinna lähedusse, et me teame, et ta ei ole Rally 2-ga päris poodiumi vend isegi, et me ei räägi võidumehest või me ei räägi isegi sellest, et ta poodiumi peale sõidaks, et ta on selline stabiilne top 5 pigem. Et jah, ma ütleks, et täitsa viisakas hoog, üllatav natuke. Jaa, Ott siis peale esimest ja teist läbimist hoidis veel 3. kohta, aga nüüd on kukkunud 7. Sest rada läheb kiiremaks ja autod ka on millega pärast natuke kiiremaks läinud. Siin võib tulla ka see nüüd 3. ringiga juba teema, mida Ott on terve aastaga rääkinud, et kui läheb rööpa rohkem, et siis selle autoga ei ole väga lihtne sõita, et võib-olla siin on see aspekt nüüd 3. ringiga juba tulnud, et või on lihtsalt mingi väike sõiduap, sest tegelikult teise ringi aeg ju 4.01,6 oli ikka väga konkurentsivõimeline aeg. Aga loodame, et me ei pea mingit suuri järeldusi sellest Shakedownist tegema, kui me nüüd sinimustvalged prillid jälle ette paneme. Jaa, ei, selles mõttes ma arvan, et selle ralli puhul võib-olla jah, ei olegi liiga palju mõtet seda Shakedowni üldse vaadata, sest teatavasti siia läksid kõik teadmatuses autoseadistuse mõttes peale, et nii-öelda kuskilt lihtsalt aretati mingi seadistus ja pindi proovima, et sellepärast ka võib-olla siin me näeme ka 4. ringe vaatame, et see seadistus nii-öelda heaks saada. Ralli podcastis Spin, mis on siis Dirtfishi kamp, küsiti mõned päevad tagasi sellist küsimust, et kas see, et Otil on nüüd 2 meeskonnaliiget juures, Munster ja Heller, tuleb talle kasuks või pigem mitte? Ma arvan, et seal ei ole absoluutselt vahet, et võib-olla see kasu tuleb M-spordile kui meeskonnale. Rahaline kasu. Just, et rahaline kasu meeskonnale, aga Oti puhul see ei muuda nagu, ma arvan, mitte midagi. Et selles mõttes on olukord sama.
ma isegi ei tea, ma uurin selle õhtul järgi, kas keegi M-spordi poolt pandi ka nii-öelda, keegi veel nomineeriti nii-öelda tootjapunktidele sõitma. Aha. Et seda oleks võib-olla huvitav vaadata, et kui teistel on 3 autot nii-öelda ära nomineeritud, et kuidas siis M-spordil sellel rallil on, vaatame selle õhtul järgi. Kalle Rovanpera esimene stardikoht ja Tšiili ralli teepinnas. Kui suured vahed võivad homme siis tulla? No nagu ma ütlesin, et selles mõttes võib tal natuke keeruline, sest reeden on päris lahtine. Samas on tulnud palju vihma ja need teed on tegelikult sellised kergelt niisked. Et see olukord ei saa kõige hullem olema, aga vaatame selles mõttes, et igal juhul ta peaks ikkagi saama mingisuguse, selles mõttes ma arvan, et me võime eeldada, et ta seal kuskil reede päeva lõpuks poodiumi koha peale vast ei sõida, aga seal kuskil lähedal võib-olla 4. koht on, kuskil ta sinna platseerub, siis tegelikult laupäevaks oleks see päris okei stardipositsiooni mõttes, et vaatame, et ma arvan, Kalle Rovanpera on jälle sõita, kes arvad midagi, siis ta teeb risti vastupidist, et võib-olla lükkab siin jälle reede päeva lukku. Ja. Korduvalt meil niimoodi 25+5 võtnud. Just. Mida ei ole väga palju maailma ralliajakirjandusest, me räägime maailma ralliajakirjandusest, aga tegelikult me mõtleme ainult ühte portaali, kes käib rallilt rallile. Me ei ole näinud küsimust Jari-Mati Latvale, kas nende mehed võivad võidu sõita? Ei ole, aga ma ei tea, minu meelest on vist kogu hooaja jooksul suht selgeks asi tehtud, et pange. Aga nüüd on seis selline, et nagu hooaeg hakkab lõpule jõudma. Kui te mõlemad üle panete, siis on Neville hoopis maailmameister. Jah, ma arvan, et võib-olla ei oska öelda, et tegelikult ma ei usu, et täna nagu midagi ütlema hakatakse, et aga ma arvan, et me saame võib-olla sellest ka päris selgelt seal juba kuskil laupäeval aru, et mis tempo kellegi on, sest ma usun, et Evans suudab siin mingit tempot ikka võrreldes teistega näidata, sest Evans on viimastel rallidel ikka nagu kõvasti kasvanud ja selle auto kuidagi sina peale saanud väga hästi. Ja nüüd kiire ralli ka, et ta ongi kiiretel näidanud just, et kuidagi hästi välja tulema hakanud selle autoga sõit, et ma arvan, et ma tahaks näha, et ta ikkagi näitab seal Kallele võib-olla ette mingit tempot. Neville kindlasti läheb esikohta püüdma, sest teoreetiline võimalus maailmameistriks tulla on olemas. Ta ise ütleb, et see 2019 crash ei mõjuta teda mingil moel, aga jääb selline asi kuidagi ajusoppi. See on nii ammune asi, ma arvan, et ma ei usu, et jääb. No see oli ta elu karbim avarii ikkagi. Jaa, ei seda küll, et see oli päris raju. Mäletan väga hästi, aga 4 aastat tagasi. Ja ma ei taha uskuda, et see mitte kuidagi sellisel tasemel sõita, et nagu häirema jääb, et isegi kui ta ma arvan eelmisel rallil kuskil oleks kõva pauga pand, et küll see tempo tegelikult oleks sama täna siin ka. Kedagi veel peame poodiumi konkurentsi? No tegelikult üldse nagu, kui me võtame selle WRC Fantasy ja top 5 ennustamine, siis see on ikka kuradima raske praegult, sest ma nagu sõitate enda jutust, et kõik tunnevad väga hästi seal, võtad kas või Lappi kommentaari, et Lappi jälle ütleb, et ta läheb poodiumi peale sõitma. No Teemu Sunninen viimastelt rallidelt, mis ta siin sõitis, on ju 5. koht ja 4. koht, no me teame, et ta tegelikult areneb, aga kui ta siiani juba suutis 4. koha ära sõita, et kas ta nii-öelda proovib siis sammu edasi ja jällegi, et tal on võib-olla ka juba väidetavalt järgmiseks hooajaks mingi diil lukus, et ta võiks nagu juba katsetama minna. Lube poolt tõenäoliselt nagu ajalugu vaadates liiga palju võib-olla arvaks, et loodame, et see auto püsib tal eelkõige ja siis vaatame edasi, et ta võiks lihtsalt nagu ralli lõpuni ära sõita, et ilma tehniliste probleemideta. Aga jaa, ma arvan, kui me räägime poodiumist, siis on kindlasti Evans, Rovanpera, Sunninen, Neville, Tänak. Ma arvan, et 5 meest võib julgelt panna sinna poodiumi peale. No aga teeme siis selle fantasy nurga ka sellest saates ära, wrcfun.com. Kui te veel ei ole 6. käigu liigaga liitunud, siis ma ei tea, 11. etapp vist on juba hilja. Nüüd vist enam... Aga kui te olete seda täitnud ja liigaga pole ühinenud, siis see on okei, sest punktid on teil ikkagi all. Minul jäid Kreeka punktid vahele, minul ja Kasparil. Ma siis hoian... Aga tablool on siis minu ennustus, kuidas kommenteerid? Evans võidab, Rovanpera tuleb teiseks, Neville 3, Ott jääb kahjuks napilt 4. ja Lappi 5. No nimed on meil suht sarnased, üks erinevus, mida ma ise ka mõtlesin, oli siis 5. koha peale, mõtlesin kumma tõsta, kas Lappi või Sunninen, tõstsin Sunnineni.
Minu pakkumine on selline, et Neville esimeseks, Evans teine, Tänak 3, Rovanpera 4 ja Suninen 5. Ma näitan meie ilusad edetabelid ka siin. Meil on tõusnud siin esimeseks on tõusnud Tanel Niitmets, aga mitte kaugel pole siuke mees nagu Roland Poom. Ma pean võitlema ju selle eksperdi ma mõtlen, kas teoreetiliselt on võimalik see veel võita ka või? Ma ei tea, ma ei ole niimoodi süvenenud sellesse. 42 punkti, esikoha mehel on 54. Mis see punktisüsteem on, palju ka võib tõusta? Ma arvan, et kui ma ei tea. Ma ei kujuta ette. Igatahes hoiame pöialt Rolandile ja pane siis täppi ja hoiame lippu kõrgel. No ma siis proovin. Kui sa juba mainisid siin, et kellel mis asi lukus on, siis no iga päev peaaegu tuleb neid uudisnuppe, et kellele sümpatiseerib, millisele tiimijuhile, milline sõitja. Mis arvad, tegelikult on teada vist, kes kus sõidab? Võiks olla? Tagataustal ma olen suht veendunud, et need asjad on lukus. Et kas nüüd just allkirjad all on, aga kokkulepped on tehtud. Nii, Ott sõidab kus? Tahaks uskuda, et see on ikkagi Hyundai. Hyundai. Küll ma räägin jälle juba 5. korda, mina kuulsin juba tegelikult seal kuskil kevadest Toyota lugusid, aga no ma arvan, Jari-Mati Latva on piisavalt selgelt vist teada andnud, et selline aumeeste kokkulepe, mis iganes see siis on, et mitut maailmameistrit ühte meeskonda ei tooda. Noh, kui see nii on, kui see jutt on tõsi, siis on tõsi, aga täna, ütleme, selle hooaja põhjal ei tohiks tegelikult olla kahtluski, kus kohas Ott sõidab, et M-spordis ta tiitli peale sõita ei saa. Tõenäoliselt ei saa ka järgmine aasta, et see M-sport tagasi tuleku teeks, võib-olla see tuleb alles uue generatsiooni autodega. Et selles mõttes ma olen uue generatsiooni autod tuleb meil 2020 kas 5 või 6 või? Ma ütleks, et 7, aga 7 võib-olla peale vaatama. Noh, ütleme jah, aastaid veel mõni minna. Et puhtalt selle põhjal, et ma arvan, et Ott annab ikka väga selgelt märku, et teda huvittab tiitli peale sõitmine, mitte midagi muud, siis see peab olema Hyundai. Ja miks ka Hyundaist lahkutud sai, ma arvan, et need probleemid on tänaseks nagu lahendatud, et sinna võiks tagasi siirduda. Ja siis on söögi alla, söögi peal need jutte, et ma ei tea, me võime siin ükskõik mis mehe panna ükskõik mis autosse, aga kui meil jääb ikkagi 3 tiimi, kellest 2 heitlevad ainult tiitlile, siis fännid kipuvad kaduma. Jah, eks selles mõttes nagu Jaan väga värvikalt kirjeldas seal Kreeka ralli sündmusi, et seal toimus ka selline visioonikoosolek ja kohal oli võib-olla 12 ajakirjanikku pluss koos kohalikega ja suure osa moodustasid neid soomlased. Kui me nüüd võrdleme F1 pressikeskust, mis on sama suur kui meie toimetus ja see on täiesti täis, siis on veel pikk tee minna. Ja kindlasti on jah, et aga tegelikult ütleme ka, ma arvan, et positiivseid märke on näha. Ma arvan, et ei lähe nädalat mööda või isegi päeva mööda, kus ei saa uudiseid lugeda, et jälle midagi mõeldakse ja pakutakse välja, et mis muutused teha. Et tundub, et nagu vähemalt sellest on aru saadud, et kiiresti on mingid muudatusi vaja. Ja see selles mõttes on nagu positiivne näha, et FIA on nagu tõsiselt asja kätte võtnud ja valmis katsetama erinevaid asju, nii et ma ei tea, kas või kõige mingi lihtsam muutus on ju, et tire fitting zone'ides võiks ka varuosad kaasas olla, mida vahetada mehaaanikutel, et teha selline liikuv servis on ju, täiesti normaalne asi, mida teha, et tundub, et näiteks ka selline asi võiks olla tagasi tulemas ja nii edasi, et see sport, ma usun, et järgmise 2-3 aasta jooksul läbib päris palju muudatusi ja see olukord läheb paremaks. Kui me vaatame kas või Tšiili ralli ajakava, siis me näeme siin, et pühapäevasel päeval peale 2 esimest katset on 15 minutit servist, mida igal pool ikka ei näe. Jaa, seda ei näe jah, et ja vaata, viimastel rallidel on ka enne Power Stage'i pandud veel nüüd tire fitting zone, et seda siin ei ole. Aga enne servis on enne, et selles mõttes ei ole ka pointi, et siis panedki 2 katset uute reffidega ära. Nii et jah, nii ta on. Aga kus me need tootjad juurde saame, siis Subaru on vist päris häälekat märku andnud, et nemad on tulemas mõne aasta pärast. No tundub, et Akio Toyota on see mees, kes seda surub.
Teatavasti Toyota ju omab 10% vist oli uudistes kirjas Subarust ja nad proovivad nagu koostöös ikkagi selle Subaru ära tuua, et mingit otsust küll tehtud veel ei ole, aga tegelikult see on ikkagi, see oleks mega suur samm edasi. Ja väidetavalt siis ka on Toyota ju nõus pakkuma oma jõuallikat Subarule, mida neil täna ei ole sellist, et millega võiks tulla, et kere kui selline auto mõttes oleks olemas, aga mootoritele, et selles mõttes see oleks lahe. 2 Jaapani tootjad teevad võib-olla oma vahel koostööd ka, on ju, Toyota saab kõik oma know-how edasi anda, tuleb mõnus konkurent, et kindlasti see oleks nagu kõige suurem samm, et siin põnevust juurde tekitada ja ma väga loodan, et see läheb läbi. Mis sõitjad turul hakkab saama? Kas mehi napsatakse WRC2-st? No ühel hetkel kindlasti peab ju seda tegema, sest ega need sõitjad, kes siin on, ega ei ole ka liiga noored meil ju praegu tegelikult, et kui me räägime uuest, et kui Subaru peaks liituma uue generatsiooni autoga, siis sinna läheb ikkagi veel aastaid aega ja no ma ei tea, Neville on teada andnud, et ta ei oska öelda, kaua ta sõita viitsib ja tiitel pole tema jaoks nagu kõige suurem eesmärk, et võib-olla teeb hooaja veel, võib-olla teeb 2, noh, vaatame. Jällegi ongi 1 mehe aeg läbi saamas, võib-olla selleks ajaks, kui Subaru liitub. Ott Tänak kindlasti ei sõida veel 10 aastat. Ma ei tea, Esa-Pekka Lappi on ka, ma arvan, selline mees, kes vahepeal juba oli kodus, et noh, kas ta nüüd, ma ei tea, kui talle pakutakse, et sõidad 5 aastat veel, kas ta sõidab. Tegelikult see, ma ütleks, see 3-4 aasta jooksul võib nagu päris palju sõitjate turul muutuda, et siin läheb nagu 2-3 meest eest ära võib-olla. Et neid noori peab koolitama hakkama kiiresti. Jaa, veel vaadates Tšiili ralli registreerunute nimekirjale ette, siis normaalne stardirivi WRC2-s jälle kohal. Meil on siin Sami Pajari, Oliver Solberg, Gus Greensmith, Emil Lindholm, Gaetan Gaetanovitš tuleb punkti korjama sinna, kus on alati hõredam konkurents. Nikolai Gräzin on kohal, vaatan ikka õiget asja või? Jaa, vaatad küll. Marko Polatsia ja siin veel mõned nimed, aga WRC3-s on 2 meest. No eks anname andeks, et see on news klass veel, et mis on nüüd teist hooaega vist või 3. hooaega. Küll ta areneb, küll see klass areneb, aga vähe õre see värk on. Aga WRC2 puhul tegelikult on ju jällegi väga aus sats koos, et kui võtta Pajari, Solberg, Greensmith, Lindholm, mis kõik on, või sealt tagantpoolt veel mõni, et kõik on ju mehed, kes poodiumi peale kindlasti sõidavad, aga tahaks ka ikkagi võidu peale sõita, et pigem võib-olla siit satsist jälle, kiiruse poolest kindlasti ma arvan, me ei pea kahtama, et Solberg läheb võidu peale sõitma, aga kas ta ka lõpuni kestab selle hooga, et tundub, et võib-olla viimastel rallidel see Solbergi mentaliteet on natukene teine, et ei pea kõiki katseid võitma kõvasti, et tegelikult peaks selle auto lõpuni tooma. Kui WRC3-st veel rääkida, siis tiitile on sisuliselt ikkagi 2 meest konkureerimas. Roope Korhonen, kes Eestis võttis viimati oma võidu, ja siis see sama Diego Dominguez, kes ka Tšiilis on kohal. Lugesin huvitavat artiklit, et väga suur võimalus on, et kui nüüd Dominguez siit esikohapunktid võtab, mida ta ilmselt teeb, et siis vist oli WRC3-s ka, et 5 etappi läheb arvesse, eks? Et nad jäävad võrdsetele punktidele ja siis hakatakse lugema neid, kes on olnud kuskil 2. või 3. või 4. ja seal võivad ka tegelikult mehed jääda võrdseks ja päris viimane nii-öelda viigilahutaja on see, et FIA võib ise otsustada. Aga arvati, et ega nad päris lambist ikkagi otsustama ei hakka. Siis hakatakse vaatama rallisid, kus nad mõlemad on olnud kohal ja kuidas see seis oma vahel on olnud. Ja kui me juba sellele tabeli siin ette vaatame, siis me näeme, et mõlemad olid kohal Rootsis ja Roope Korhonen võttis 1. ja Dominguez 4. koha. Et siis hakkame lugema selliseid huvitavaid asju. No segane värk. Ei, no põnev. Meil võiks ju WRC samasugune tiitli heitus olla, et hakkame siin, ma ei tea, mida lugema. Lõpuks võtame loosi, on ju. Jaa, muidugi võiks olla. Aga üks küsimus on ka natukene tiitli heitlustega seotud. Üks küsimus täpselt ongi siiamaani tulnud meile 6 kaika delfi.ee parima küsimuse esitajale. Pühapäeval loosime välja, või te loosi välja, anname välja. Delfi roolis ei loe topsi, aga Rait küsib meilt sellist asja. Pole siukest nii naljakat küsimust ammu lugenudki austöödes. Aga tegelikult huvitav mõtteharjutus. Pole küll päris küsimus, ütleb ta ise kohe ära, aga arutlemiseks järgmine mõttekäik.
F1 ja WRC jätkusuutlikkuse ja põnevuse huvides järgmine reegel. Iga värske maailmameister suunatakse järgmiseks hooajaks nõrgimasse tiimi ja samaväärse palga tasub sõitjale FIA või promootor. Ehk siis Kalle võidab ära, järgmine hooaeg alustab M-spordist. No vormelis on see lõhe veits suurem Red Bullist Williamsisse. Aga ole mees ja näita, kuidas sõidad sellega. No? Ei, tegelikult nagu öelda fantaasia rubriigis siis ju äge mõte tegelikult on ju. Et kui palju neid mehi on, kes iga tootjaga sõitnud on. Ma arvan, et Ott on seal üks esinumber on ju, kes ta on saanud Citroeni peale sattunud, aga need, mis siin viimasel ikkagi olnud on ta läbi. Aga peast ei ütlegi, et teised mehed oleks seda teinud. Ogier siis on ka. Hyundais on käinud. No Hyundais ei ole käinud, oli Citroen lisaks on ju. Et ei, mõte on lahe muidugi. Aga võib-olla võtta siit veel šnitti, ma käisin just drifti vaatamas esimest korda elus. Kus kohas? Kehalas. Ja siis kuidagi reeglitega, ma ei tea, keegi rääkis või kuidagi ma kuulsin, et kui näiteks sõidad semi-pro klassi, siis sa võid seda teha vist 2 hooaega ainult. 3. hooajal juba pead liikuma kuhugi edasi, ehk siis pro klassi. Päris pull oleks, kui ka WRC 2 võid sõita 2 hooaega edasi pead liikuma WRC klassi. No jaa, aga praegu meil on ikkagi WRC-s need kohad nii loetud, kelle koha sa võtad siis? Vaata, see saaks juhtuda niimoodi, kui on WRC 2 või Rally 2 ja Rally 1 vahepeal oleks nii suur, et nad põhimõtteliselt Rally 1 saaks nii-öelda veidi tuunitud Rally 2 autost on ju, et siis võib-olla sõidad selle Rally 2-ga ja teed oma 2 hooaega ära, siis 3. hooajal pead liituma nii-öelda Rally 1 klassiga, aga siis teed oma mingisuguse modifikatsioonid autole ja sa võid sinna minna. Vaat, sellised mõtted. Aga enne kui me räägime meie Kahootist, mis hakkab kohe pihta, Saaremaa ralli. Ja kui me lööme registreeritud nimekirja lahti, siis number 1 autoga tulevad sellised mehed nagu Ott Tänak ja Robert Virves kaardilugejana. Mis me sellest arvame? See sündmus vist eile sai kinnituse. Väga äge. Natuke pühapäeval juba oli kuulda, et kuulge, oodake siis, tehke juba, võtke praamipiletid ära, sest varsti pole saada. Ei, no väga lahe ju. Mis seal 2 maailmameistrit ühes autos, mõlemad saarlased, no ja Roberti autoga nad siis sõidavad, millega Robert siin WRC-s sõitnud on, nii et no ma loodan, et ta saab samas... Aga miks niipidi? Miks Robert roolis või olla? Eks Ott tahab ikka ka kodus sõita vahepeal. Tegelikult on ju äge ja isegi kui Robert ei saa, ma arvan, selle legendi lugemisega nii hakkama, nagu Ott tahaks, siis Ott paneb silma järgi ära ka. Teab peas, kus mis on. Aga Saaremaa ralli puhul see nüüd ei ole ikkagi selleks, et Robert saaks kaardilugemist harjutada, vaid Robert saab ikkagi uusi sõiduvõtteid harjutada. Jah, või selline ka natuke marketingi üritus võib olla. Et kindlasti järgmiseks hooajaks on ju vaja eelarvet koguda ja nii edasi. Aga kusjuures, kui vaadata siin number 6 autot, siis Roberti vend Gert Virves sõitma Hyundai Rally 2 autoga. Kes on ju Roberti manager vist? Ja, just. Et siin selliseid ägedaid üllatusi kindlasti on ja Ken Torn tagasi ralliradadel ja Gregor Jeets pika pausi teinud tuleb tagasi, nii et no siin vaatamist on kõvasti. Oled vist kuuldavasti isegi võib-olla minemas? Mitte küll autosse, aga... Ma ei julge nüüd lubada, aga vist tundub, et olen. Tuleb ju kommenteerida, kas see... Ja, Delfi teeb jätkuvalt ka Eesti meistrivõistluste etappe, nii et vaatame. Palju meil see registreerunud juba on? See näitab siin 29, aga tegelikult see on täiesti vale info. 180 vist. 180. Ja kusjuures ei lasta nii palju autosi peale ju. Nii et kes seal... Lõpuks see, kes rohkem maksab või? Päris nii vist ei ole, ma isegi tea, kuidas see selection tehakse seal, et kes valitakse, kes isetakse seal taga otsas kellegiga loosi või mis tehakse, et seal vist ma sain aru, mingi circa 10 autot tuleb maha võtta. Et ajatabel läheb muidu liiga umbe. Karm. Jah. Ühesõnaga, minge Saaremaa rallile ja pange sellele Eesti rallihooajale vägev punkt. Meie paneme mõnes mõttes punkti sellele saatele, aga pärast kõlle jätkame siis Kahootiga. Nii et tehke näpud soojaks, mõned küsimused on siin tõesti kiiruse peale. Ja uus saade siis homme pärast rallipäeva. Hiline saade. Öised saated tulevad meil. Lisame selle ka ära, et kuna sellised öised saated on ja kõik muu lisaks, siis me teeme seda ilma videota edasi. Ja see nädala vahetus. Meie näod on lihtsalt nii võrd. Et mida me siin keskööl näitame ennast. Jah, seekord proovime siis 3 järgmist saadet audios teha.
aga ütleme siis pooleldi nägemist ja ootame teid kohe ka Huuti mängima. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stalkerist.